Tere! Vaatame, kuidas luua Google Meet videokohtumistuba kasutades Google'i kalendrit. Kui me seda süstemaatiliselt teeme, siis annab see meile mitmeid lisafunktsionaalsusi ning kindlasti kergendab ka videokohtumistubade linkide jagamist ja nende ülesleidmist ja vähendab erinevat segadust. Google kalendri leidmiseks võime liikuda üles paremasse nurka 9 ruudukese peale ja otsida üles Calendar või trükkida aadressi ribale calendar.google.com. Logime sisse oma organisatsiooni kontoga. Ja teile peaks avanema sarnane vaade. Loome nüüd esimese kohtumise näiteks täna kell 12. Klikin siia kella 12 kanti ja lohistan hiire kuni kella 1-ni. Ja kirjutan siia keskpäevane kohtumine. Valin rohkem valikuid, more options. Mul on siin veel võimalus muuta selle kohtumise kuupäeva, kellaaega. Ma saan valida, kas see kohtumine on ühekordne kohtumine või see kohtumine toimub näiteks iga nädal samal päeval. Kui meil on iga nädal tund, me soovime näiteks iga nädal teha videokohtumise. Ja tähtis element, add conferencing. Lisame Google Meet kohtumise. Automaatselt luuakse meile uus Google Meet kohtumise link. Kui meil on olemas varasemast ajast võib-olla mõni link, mida me soovime taas kasutada, siis me saame seda linki ka muuta vastavalt enda soovile. Google kalendri kasutamise üks eelis on see, et me saame siia alla äärde lisada lisainformatsiooni. Näiteks, kui ma sooviksin tunni infosse lisada tunnikava, siis ma võin siia alla äärde kirjutada 12.00, sissejuhatus 12.20, tunni kontroll ja nii edasi. Ma saan siia lisada ka erinevaid faile Google Drive'ist või üles laadida oma arvutist. Lisan siia hetkel ühe pildi Google Drive'ist, pilt banaanidest. Ja väga mugav on veel see, kui mul on Google'is loodud klassigrupid, siis ma saan külalistena lisada siia kogu klassi korraga. Samamoodi ma saan lisada külalisi ka ühekaupa. Lisan siia praegu näiteks ainult testõpilase. Ja lisan ka igaks juhuks iseenda. Salvestan. Ma saan saata ka osalistele teavituse e-maili peale, et nendel selline kohtumine toimub. Hetkel ma seda ei tee. Meilt küsitakse, et see fail, mis me lisasime Drive'ist, mis õigused me külalistele sellele failile anname, kas nad saavad seda vaadata või kas nad saavad seda ka kommenteerida või muuta. Jätan praegu vaatamise õiguse. Ja kohtumine ongi loodud. Lihtsalt näitlikustamiseks lisan nüüd kiiresti ka ühe teise kohtumise. Näiteks informaatikatund iga neljapäev kella 2 kuni kella 2.45. Informaatika, rohkem valikuid, kordub iga neljapäev. Lisan Google Meet kohtumise. Siia tuleks lisainfo. Lisan õpilased. Ja lisan ka iseenda. Ja salvestan kohtumise. Teavitusi ei saada. Nüüd ongi mul 2 kohtumist loodud ja üks neist kordub iga nädal. Vaatame, kuidas näevad loodud kohtumised välja Google Meetis. Google Meeti minekuks kirjutame aadressi rivale kas meet.google.com või liigume üles paremasse nurka 9 täpikese peale ja otsime siit üles Meet. Olengi õpetajana sisse loginud ja ma näen, et loodud kohtumised on kohe mul siin Meet avalehel olemas. Ja nüüd ei pea ma enam mingit linki otsima, ei pea kuskil mingit toa nime sisestama, vaid ma saan klikkida lihtsalt selle kohtumise nime peale. Samasugune vaade avaneb ka õpilasele. Ehk siis õpilasel on ülimugav lihtsalt klikkida selle kohtumise kellaaja ja nime peale. Avan näitlikustamiseks teises sakis ka õpilase vaate. Ja nagu näha, ka õpilasel on kõik need kohtumised kohe siin avalehel olemas. Ta ei pea tegema midagi muud, kui lihtsalt klikkima selle kohtumise nime peale. Keskpäevane kohtumine. Ja juba saabki õpilane soovi korral selle kohtumisega liituda. Samamoodi on need kohtumised kuvatud ka õpetajale. Õpetaja samamoodi
saab klikkida siia kohtumise nime peale ja ta satubki juba õigesse tuppa. Lähen siia ühte tuppa ka sisse, keskpäevane kohtumine. Ja kõik siin tegelikult toimib nüüd samamoodi nagu lingiga Google Meet videokohtumistoa loomisel Google Meet keskkonnas. Küll aga on meil all vasakus nurgas nüüd lisateave, mille me sisestasime Google'i kalendris. Ehk siis näiteks siin on see tunnikava ja ka lisad, banaanide pilt. Ehk neid pilte saavad siis õpilased tundide ajal avada või siin, kui me oleme lisanud siia mingi muud informatsiooni, seda lugeda ja kõik ülejäänud toimib samamoodi. Ma usun, et Google kalendri oskuslik kasutamine Google Meet videokohtumistubade loomisel vähendab erinevaid probleeme, mis võivad tekkida videokohtumistubade loomisel, nende linkide jagamisel ja tubade üles leidmisel.